Pallikastid on väga lihtne lahendus, panna inimesed liikuma. See on kõige lihtsam asi, mida koos teha. Tule sõpradega palli mängima. Ikka seda selle jaoks, et me oleksime terved ja jaksaksime olla õnnelikud. Wow! Kuidas sa sisse sai? Vast on siin samas. Seesama ongi see pallikast. Selle ümber käibki kogu see asi, see panigi inimesed liikuma. Pallikast. Mingi uus kultuurne asi. Ja, mingi uus kultuurne asi. Tõsiselt hea idee, see on fantastiline idee. Tallinnas on väga kaua räägitud sellest, et teeme koolistaadionid lahti. Samal ajal siis mõte teiselt poolt, et tekitada pallikastid üle Eesti. Või kellelgi ei ole kodus, siis siit saab. Super, üks veel. Staadionid tehti lahti, pallid toodi staadionitele. Tegelikult mõnikord ongi ainult selline kättevõtmise asi. Kui see teha lihtsaks inimestele, siis nad tulevad, mängivad ja tunnevad sellest rõõmu. Et ongi vaja teha väga väikseid, väga lihtsaid samme, et igapäevast liikumist mõjutada. Meie mõte on võta, mängi, pane tagasi. Pass. See on üks neid väheseid asju, kus tõesti nagu halb asja ei ole või nagu ühtegi negatiivset nüanssi selle juures ei ole, et me teeme staadionid lahti, toome pallid väljakutele ja ütleme inimestele, et minge, kasutage, tundke rõõmu, olge rõõmsad. Mis see suvel on suvevaheaeg? Ma käisin siin suvel, mängisin palli ja see on väga äge. Olen käinud pallpasse vaatamas, olen ka mõned korrad peale loopinud. Mina käisin ka, ma käisin juba huvist suve jooksul erinevatele staadionitele, vaatasin palle ka ja kui ma nüüd juba vaatan, siis võtad ja põrgatad ja ikka liigutad ennast. See oli väga hea, ma tõenäoliselt sinna selle panin, sellepärast mul oli koduki ka võiks see. Jalgpalli mängisid väga paljud suvel, suured ja siis me peame tuppa minema, väga mõnus vahetund oli. Noored tahavad teha midagi päriselt koos. See koos tegemine, see tegelikult on meile kõigile oluline. Et see nagu ma lähen üksinda trenni, see on päris nagu suur samm. Aga kuule, lähme õue, vaatame, kes kiiremini jookseb, lähme lööme naabritele rohkem väravaid. See tegelikult toimib. Ise olen ka päris palju oma lastega käinud mängimas. Orav on, seal tuleb kohe meil mängima. Tuleb. Päris äge. Väljakutele tulles hakkad kohtama naabermajade lapsi, võib-olla hoopiski tuttavaid, võib-olla need oravaid. Pallimängu arvuti. Pallimängu arvuti. Arvuti on tore asi, aga pallimäng on veel toredam. Ja pigem pall. Ma ei näe kuskil jalgpalle. Tulevad, jalgpallid tulevad kevadel. Tulevad. Ma ikka olen rannanud kodudesse ka circa 40 palli. Täna siin kõik pallid olemas. Kui mõned lähevad jalutama, siis nad ju lähevad jalutama niimoodi, et nendega mängitakse teises kohas. Julgustan. Tegelikult ei juhtu suurt midagi. Paljud kirjutasid nimed peale, asukoha nimi peale ja kui see pall lõpuks koju jõuab, ma arvan, ema, isa viisid ikka järgmisel päeval tagasi. Ja pallikastis on ruumi ka, et panna siia veel asju. Kõik õige. Sulgpalli, reketeid ja palli. Lauatennise pallid. Reketeid! Loomulikult arvestame ka iga palliplatsi ja spordiväljaku spetsiifikaga, et pole mõtet sulgpallireketeid sinna viia, kus pole võia sulgpalli mängida, eks ju. Sulerõngad, hüppenöörid. Tennisepalli. Palli ei paneks, siis paneks ikka mänguasju ja muud asja. Me oleme arutanud seda ka, kus meil on spordikohti, kas võiksid olla mõned rulad, mõned tõukerattad. Seda tuleb nagu kohthaaval vaadata. Meil on ka kastid, kus on lauatennise reketid või siis on rannavõrkpallid ja hüppenöörid. Sinna oli tekkinud ka linnakodanike poolt teatav spordiinventari, kas siis antleid või ka muud spordiinventari. See projekt on hästi positiivne ja kogukond on selle omaks võtnud. Neid inimesi, kes meile ütlesid, et see on äge, palun tehke seda edasi, oli nii palju, et Tallinnas on nüüd staadionid lahti ka nädalavahetustel ja koolivaheaegadel ka nüüd sügisel ja me hoiame need lahti ka talvel, kevadel ja kõigil teistel lühematel koolivaheaegadel ja inimesi on, noori on. Ma usun, et Tartu linnas saab olema veelgi rohkem palle ja pallikaste. Ja järgmiseks aastaks on soov ikkagi veel 10 kasti juurde. Ja vähemasti 10 kasti järgmisel aastal juurde. Pallikastid lõppesid otsa, nii populaarsed olid. Meil on kindlasti plaanis järgmise aasta jooksul, kui Tallinn on ka Euroopa spordipealinn, nagu mitu korda veel sellele vinti peale keerata, et staadionid on veel rohkem kutsuvamad. Aga ma kõik ei taha ette ära rääkida.
ja tegelikult mitte ainult Eestit ei taha nügida, vaid kogu Euroopal näidata, et saab küll usaldada inimesi, saab küll avada spordiväljakuid ja saab küll panna kaste, mis ei ole lukus, võib rahulikult tulla palli mängima. Veel rohkem palle, veel rohkem pallikaste, veel rohkem avatud väljakuid ja veel rohkem õnnelikke inimesi, kes on terved, rõõmsad ja mängivad palli.